Ei, seda number 14, 11 tuli ja ma nägin seda Aitäh võimaluse eest. Mitte, et ma nii väga sooviksin, aga niisugune kohustus. Opositsioonis oled, siis mis mul üle jääb? Umbes pool aastat tagasi saime suurest Postimehest lugeda, et Pärnu haiglal on raha nii kõvasti käes, et saab kallid autosid osta. Tegelikult on see ainult tore, kui on raha, tulebki oma vajadusi rahuldada sellega. Aga seoses sellega, et raha on palju, on mul üks väike niisugune avaldus tehtud. Ma loen selle ette. Seoses meedia vahendusel tekkinud arusaamaga, nagu oleks SA Pärnu haiglal piisavalt vahendeid mitte eriti põhjendatud kulutuste jaoks, pean vajalikuks saada selgust SA Pärnu haigla kui tööandja võimalustest maksta motiveerivat palka oma hooldustöötajatele ning koos sellega tõsta raviteenuste kvaliteeti. 3 küsimust. Kui see on hooldustöötaja kuupalk täistööaja kõrval, mil määral mõjutab seda kutsetunnistuse olemasolu või selle omandamine? Ja 3. millised on tööandja muud võimalused oma hooldustöötajate motiveerimiseks? Pean oluliseks saada linnavolikogu sotsiaalkomisjoni järgmisel koosolekule neile küsimustele vastust SA Pärnu haigla nõukogu esimehelt. Aitäh!
Päevakorrapunkt number 1, Pärnu linna teenindamärkide andmine. Ettekandja volikogu esimees Andrei Korobet, korraldajad. Nii, et ettepanek on siis anda välja Pärnu linna teenindamärk aastal 2017 järgmistele isikutele. Märk 80, Meriki Lepp, kaasaegse erakorralise meditsiini abiosakonna loomise eest Pärnu haiglas. Edasi on märgid 81, 82, 83 ja 84 Rio olümpiamängude pronksmedali võitmise ja teiste märkimisväärsete tulemuste eest rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning Pärnu kui spordilinna maine kujundamise eest Tõnu Hendrikson, Andrei Jämsa, Allar Raja ja Kaspar Taimsoo. Märk 85, Maido Maamees kaoaegse ja koostundliku töö eest bussijuhina ning Pärnu linna kultuurielu rikastamise eest. 86, Vello Paluoja, tähelepanuväärse ja pühendunud tegevuse eest kultuurielu rikastamisel, kunstimeele kasvatamisel ning ajaloo jadvustamisel oma loomingu kaudu. Märk 87, Margit Sepik, panuse eest kaasaegse õendus- ja hooldusteenuse süsteemi väljatöötamisel ja elluviimisel ning õenduse eriala arendamise ja propageerimise eest. Märk 88, Jaanus Torrim, pühendunud ja aktiivse tegevuse eest Eesti muusikakultuuri edendamisel loojana ja kontserdide ning festivalide korraldajana. Märk 89, Leo Viller, pikaajalise ja pühendunud pedagoogikatöö, mõtlevate, loovate, oma kodumaad väärtustavate noorte kasvatamise ning male õpetamise ja propageerimise eest. Ja otsus jõuab teatavaks tegemisest ja märgid jagatakse Pärnu linna päeval. Aitäh! Ja saab ka muudatusettepanekut teha. Lugedes järjevastselt neid kandidaatidega auväärse küsimusi, minul on küsimus. Tegin ettepaneku Rein Veidemann, tuntud eesti keele teadlane, kirjanik, ja ma ei ole tänaseks saanud vastust, miks tema kandidatuuri ei esitata teenetemärgi saamiseks. Aitäh küsimuse eest ja antud otsus oli tehtud siis Pärnu linnavolikogu eesseisuses, et seal oli tunduvalt rohkem inimesi kui selles nimekirjas ja see otsus oli suhteliselt konsensuslik. Kui mälu ei petta, siis ta oligi isegi täielikult konsensuslik, nii et kokkuvõttes just need inimesed saavad siis teenindamärgi sel aastal, juhul kui muidugi muid ettepanekuid ei laeku saalist ja nad ei leia siin toetuse. Aga iseenesest ma olen täiega päri, et Pärnu linnas ja ka väljaspool Pärnu linna on väga palju kandidaate, kes väärivad teenindamärgi ja ma olen üsna kindel, et varem või hiljem see teenindamärk neid ka leiab. Aitäh! Ma ei saanud vastusele, kordan veel. Millised kriteeriumid ta ei vasta, et ei seadnud üles seda Pärnu lagi või seda teenindamärgi laureaadiks? Aitäh, ma vastasin sellele küsimusele, et see oli linnavolikogu eesseisuse otsus. Ma küsin teie, mis argumentidele või miks ta ei vasta? Mis argumendid oli, et te ei seadnud teda üles? Millele ta ei vasta? Ta oli ju üles seadnud. Et selles mõttes kõik nimed, mis olid esitatud tähtajaks, oli seal eesseisuses täiesti laual. Mõned neist jõudsid ka siia eelnõu teksti sisse, mõned mitte. Et ma ei saanud praegu aru, et mis osale küsimust ma ei vastanud. Mis kaalu keeled, kas te otsustate, et näiteks
näiteks Leo Liller on parem kui Rein Veidemann või siis Jaanus Koril on parem kui Leo Liller. Mille alusel te otsustate, kuidas see käib? No ma arvan, et see on iga ESS liikme enda otsustamine, see hääletus tegelikult ei olnud salajane ja ma isegi ütleks, et seda hääletust minu arust seal ei olnud, et kui ma nagu avaldan enda isiklikku arvamust, minu arust see nimigi ei ole mingisugune linna kodanike edetabel, mis näitab seda, kes on sel aastal kõige aktuaalsemad inimesed Pärnu linnas, et see on lihtsalt otsus, kes täna saab need teenetemärke ja meil on teised võimalused inimesi tunnustada, meil on järgmised aastad veel ees loodetavasti päris mitmed ja igal aastal on väärikad inimesed, kes saavad siis ka Pärnu linna teenetemärgi. Ma ikkagi ei saanud aru, mis küsimusele ma ei vastanud praegu. Et see istung kestis, ma arvan, mingisugune tund aega või veidi alla selle, et ma nagu seda ümber jutlustada peast ei saa, see toimus mõni kuu tagasi. Kas ma võin väikse täpsustuse? Jaa, absoluutselt. Tegelikult on volikogu võtnud vastu ka täpsustava auväärt andmise korra ja siin on kirjas, et aukodaniku nimetuse, vapimärgi või teenetemärgi andmine järgmist ei pea põhjendama. Ehk siis eesseisus on seda arutanud, oma valiku teinud ja volikogu esimees esitab eesseisuse ettepanekut volikogu saali. Aga see on, ma toonitan, see on ettepanek selles mõttes. Eestis pidas seda nimikirja õigeks. Mõnikord olid hääletused pingilisemad, mõnikord olid rahulikumad. See oli suhteliselt rahulik, jah. Kas on sõnavõtu? Küsimusi veel äkki? Oleme hääletanud, kes on selle eelnõu poolt, on käega peal. Kes on vastu? Erakonnad. Eelnõu on vastu võetud. Ja liigume edasi, päevakorra teine punkt on laste ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamise poolt. Ettekanne on Tere, lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed. Pärnu linnavolikogu määrus raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamise kord on siis esitatud volikogule heakskiitmiseks ja seoses sellega, et käesoleva aasta jaanuarist on muutunud sotsiaalhoolekande seadus, millega muudeti muuhulgas riikliku lapsehoiuteenuse korraldust ja rahastust. Varasemalt oli see siis riigiteenus, alates sellest aastast on see kohaliku omavalitsuse korraldatav teenus ja seetõttu peab ka kohalik omavalitsus kehtestama vastavad reeglid ja teenuse osutamise korralduse. Ja see ongi siis vastavas määruses kirjeldatud, kehtestada siis kord, millega lisaks lapsehoiuteenusele reguleerida kõiki raske ja sügava puudega lastele osutatavaid tugiteenuseid Pärnu linnas, sealhulgas siis lapsehoiuteenus, sest riigi poolt on korraldatud, antud siis omavalitsusele ülesanne vastavaid teenuseid raske ja sügava puudega lastele korraldada. Ja seoses sellega, et muutus sotsiaalhoolekande seadus, muutus ka lapsehoiuteenuse rahastamise kord, et varasemalt oli kohalikul omavalitsusel õigus riigilt lapsehoiuteenuse korraldamiseks eraldatud vahendeid ja sealt jäänud jääki kasutada erinevate puuetega lastele teenuste osutamiseks, kuna nüüd enam sihtotstarbeliselt sellist lapsehoiuteenuse vahendeid ei arvestata, ka jääki ei ole võimalik sellisel kujul enam arvestada, siis on vajalik ka nii-öelda nende teenuste rahastamise kord uues redaktsioonis või uuel kujul kinnitada ja see on siis selle määruse ka sisu. Varasemalt oli
linnal kehtestatud riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord. See saab siis muudetud või tunnistatud kehtetuks ja määruses on siis kirjeldatud ära nii lapsehoiuteenuse, tugiisikuteenuse kui muude tugiteenuste osutamine puuetega lastele ja peredele Pärnu linnas. Aitäh! Kas on küsimused ettekandjale? Ühtegi küsimust ei paista. Siis on kaasettekandjale sotsiaalkomisjoni esimees. Aitäh! Seda määruse eelnõud arutati sotsiaalkomisjonis, tekitas ka sellise eluterve diskussiooni. Komisjonis selgus ka, et määrus ei too kaasa täiendavaid kohustusi eelarves. Siis sotsiaalkeskuse roll selles on, et sotsiaalkeskus hakkab siis tegelema transporditeenuse osutamisega ja lastele suunatud tugiisikuteenuse pakub Pärnu Lasteküla, seda täpsustasime üle. Ja siis selle baasmäärab siis 420 eurot aastas, siis lisarahastuse määrab siis komisjon, et oli need, mida siis üle rääkisime. Kõik kohal olnud komisjoni liikmed toetasid seda eelnõud. Kas on küsimusi kaasatustele? Ei ole suur tänu. Kas on sõnavõtusoove? Ei ole sellega, panen eelnõu hääletusele. Kes on selle poolt, et eelnõuga lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord, siis kirjeldatakse ära tugiisikuteenuse korraldamine raske ja sügava toimetulekuraskustes peredele, kus kasvavad lapsed. Ja varasemalt oli see sama teenus kirjeldatud määruses, mis siis puudutas tugiisikuteenuse osutamist lastega peredele, sealhulgas siis nii puuetega lastega peredele kui toimetulekuraskustes peredele, kus kasvavad lapsed. Kuna just eelneva punktiga sai kehtestatud uus kord, mis puudutab puuetega lastega peredele teenuste osutamist, siis seda seni kehtinud tugiisikuteenuse korda on vajalik muuta, sest kogu puuetega laste osa on sellest välja jäetud ja kuna neid muudatusi on rohkem kui 1/3 tervikteksti ulatuses, siis on mõistlik seni kehtiv määrus tunnistada kehtetuks ja võtta vastu uus määrus. Sisulisi muudatusi ta põhimõtteliselt kaasa ei too, sest tugiisikuteenuse osutamine toimetulekuraskustes peredele, kus kasvavad lapsed, toimub ka täna ja samasugusel kujul toimub ta siis ka edasi. Komisjoni poolt esitati muudatusettepanek, mille eelnõu algataja on nõus, millega ja aktsepteerib ja muudatus siis puudutab eelnõu paragrahv 10 lõiget 3 esimesest lausest jätta välja sõna vajadusel ja lõplik sõnastus oleks teenuse vajaduse muutumisel teavitab keskus või klient kirjalikult sotsiaalosakonda ning keskus korraldab kohtumise keskuse esindaja, tugiisiku ja kliendi vahel, kaasates juhtumiga tegeleva lastekaitsespetsialisti teenuse vajaduse hindamiseks ja muutmiseks. Aga see määrus täiendavaid kohustusi eelarvesse kaasa ei too ja nagu ma ütlesin, sisulist muutust teenuse korralduses ei ole. Aitäh! Suur tänu, kas on küsimusi? Ja aitäh! Äärmiselt vajalik eelnõu kahe käega poolt, et tekib niisugune teenus peredele, kes on laste kasvatamisega hakkama ei saa. Minu küsimus puudutab nüüd ühte segmenti sellest seltskonnast, kes ei saa hakkama. Need on lapsed, kes praegu on suunatud õppima kodust kaugemale ja kes elavad õpilaskodus Tõstamaal Eidaperes
kahtlemata on põhjuseks, nende ärasaatmise põhjuseks, ühest põhjuseks ka see, et nende vanemad või vanem ei ole saanud hakkama kodus kasvatava keskkonna loomisega. Mina küsin, kas see teenus hakkab laienema ka neile peredele, kelle lapsed õpivad praegu õpilaskodudes? Sellist kitsendust ei ole täna ja ei hakka ka edaspidi olema, et see ei oleks peredele, kus lapsed on õpilaskodus. See on ikkagi vajaduspõhiselt, vastavalt sellele, kas lastekaitseteenistus märkab seda vajadust, tuleb see mingist muust instantsist, meie teenuse või koostööpartneritelt ja ainukene nii-öelda tingimus on see, mis on ka täna, et pere ise peab olema valmis seda teenust vastu võtma. Me ei saa ühtegi sotsiaalteenust vägisi osutada. Ja kui see lapsevanem ikkagi nii-öelda kas siis eeltöö tulemusel on nõus, saab aru, et seda teenust on vaja, siis see, kas laps käib koolis siin Pärnu linnas või on ta õpilaskodus, see ei ole määrav. Teine küsimus? Jah, et kas mina võin sellise ettepaneku teha? Mina näiteks lähen nüüd õpilaskodus ja mul tekib tunne, et selle lapse pere vajab tingimata toetamist. Ta läheb reedel koju, tuleb esmaspäeval tagasi, on magamata, söömata, pekstud. Et kas mina võiksin teha ettepaneku? Absoluutselt. Sotsiaalkomisjoni liikmena. Isegi see kohustus on mitte sotsiaalkomisjoni liikmena, vaid lihtsalt kodanikuna teavitada hädas olevast või abi vajavast lapsest. See on seadusest tulev kohustus. Aitäh, kas on kõik küsimusi? Ei ole. Palun siis kaasettekandega, mis on neil sotsiaalkomisjoni eest. Aitäh. Nii nagu eelmine ettekandja ära märkis, et komisjonis tehti muudatusettepanek, mida tegi härra Valter Parve. See hääletati üheeelselt läbi, kõik olid nõus sellega. Lisaks oli küsimus, et millised nõuded on tugiisikule, mis haridus peab olema, töökogemus, mille peale siis sotsiaalkomisjon sai ettekandjad vastuse, et tugiisikul peab olema sotsiaaltööalane või pedagoogiline haridus ja peab olema kogemus peretöö tegemise osas. Tugiisiku teenindavate perede arv on numbriliselt määratud ja kõik see on muidugi asutusisene töökorraldus. Oli ka küsimus, et kes koordineerib lastega perede tugiisiku teenuse osutamist, sellega on ka vastuse, teenuse koordinaator on Anneli Ausmaa. Ja oli ka, et kus sotsiaalkeskus hangib pädevuse ja siis oligi, et sotsiaalkeskuse koostöös on ette nähtud tugiisik sotsiaaltöötaja ametikoht, siis, kes tegeleb teenuse vajavate peredega. Ja kõik kohalolijad toetasid nimetatud eelnõud. Suur tänu. Kas on küsimusi kaasettekandjale? Ei ole, kas on sõnavõtu soove? On. Ma olen lihtsalt samas. Puldist öeldi ju ka, et kui lapsevanem ei ole nõus, siis tugiisiku talle määrata ei saa. See on täiesti tobe olukord. Ega pere ei ole lapse omanik. See ei tohi olla tema öelda, kas ma luban neid toetada või mitte. Kui on täiesti sarnatud ema ja isa ja linn pakub abi, et kasvatamiseks lapsest inimesel, siis pere ütleb aitäh, ma ei taha, ma ei võta. See ei ole normaalne. Ma arvan, et see eelnõu tuleb praegu vastu võtta, aga see on pigem palju laiem teema. Pere õigus oma laps ära rikkuda. Ma ei ole sellega nõus. Kas on tõesti nõutu soove? Ei ole. Panna eelnõu hääletusele. Kes on selle poolt, et seda toetada? Vastu
volinikud, käesoleva eelnõuga palume siis luba anda üle hoonestusõigus Loode-Pärnu tööstuskülas ettevõttele nimega Aknakoda. Aknakoja puhul on siis tegemist 2011. aastal loodud ettevõttega, kes siis siin nii-öelda natukene raskematel majanduslikul aegadel pankroti läinud aknafirma tootmisbaasi üle võttis. Tänaseks on ettevõttest kujunenud üle-eestiliselt teenust pakkuvaks ettevõtteks ja sellest lähtuvalt on nendel vaja uut ja suuremat tootmisbaasi. Eelmisel aastal oli Aknakojas tööl 29 inimest ja antud nii-öelda dokumentides on nad saanud lubaduse, et nad loovad vähemasti 3 töökohta igal järgneval 3 aastal juurde. Hoone saab olema siis suurusega 2600 ruutmeetrit ja nad planeerivad siis selle 3 aasta jooksul oma tootmisvõimsust kasvatada vähemalt 25%. Ja mitte vähem oluline on ka see, et töötajate töötingimused paranevad, kuna uues tootmishoones on kindlasti need tingimused paremad. Ja oluline ehk on ka mainida seda, et planeerivad ehitustegevusega alustada väga kiiresti, ehk juba sel kevadel, kohe kui on nii-öelda pankadega asjad läbi räägitud, ehitusluba taotletud ja kavatsevad järgmisel kevadel juba tootmise sinna üle viia, ehk siis uuel suvehooajal olla juba uues ja paremas vormis seal väljas. Aitäh! Aitäh! Kas on väljaraabikule küsimusi? Palun Peeter. Aitäh! Lugupeetud aseesimees, ma küll ei pannud tähele, kas te võtsite volikogu esinejalt sõna ise ära või saite te selle sõna, aga see pole tähtis. Aga mu küsimus on selline, et ausalt öelda minul on järg ära kadunud juba selle Loode-Pärnu tööstusküla arendamisega. Et kas seesama Aknagrupp, kes toodab midagi, kus tulevad jäätmeid, kus laostatakse mingit materjali, see või nii tekkida, et see on pärast nagu kõrgtärkli särk kõik segamine. Et ühel pool on Renault müügiesindus, teisel pool on mingi kauplus ja keskel lüüakse kokku euroaluseid. Et see järg nagu kipub ära minema, et me järjest anname aga edasi, volitame kõigile, kes omavahel kokku lepivad, saavad oma hoonestusõigusi ja sisu osas on ju tegelikult eelmisel aastal vastu võetud uus detailplaneering, mis tegelikult on uuesti läbi mõtestanud kogu Loode-Pärnu tööstusala. Et seda muret mina seal küll täna ei näe ka nende huviliste pinnalt, kes meil juba olemas on, et seal nii-öelda tekiks selline olukord, mis linnaruumiliselt ei sobituks kuidagi. Et täna tegelikult on ju esimest korda võimalik näha seal, et seal ehitatakse eelmisest nädalast Trimtexile uut tootmishoonet. Vecta disaini hoonet tasub kindlasti vaatama minna, kui vähegi võimalust on, et tegemist on igati kaasaegse ja põneva ettevõttega, kes seal tegutseb. Täna, kui Aknakoda sinna kolib, samamoodi absoluutselt selline väga hea kohalik ettevõtte, kes just meie enda inimestele tööd annab. Mina ei näe siin sellist suurt muret. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Palun Peeter. Ma korra küsiks, kuna see eelnõu tekitas ka küsimusi majanduskomisjonis, nii et ma pärast natuke räägin, siis et vastma ettekandjal paluksin anda väikse ülevaate, et uus hoonestaja võtab üle kõik võlaõiguslikud kokkulepped, mis olid enne sõlmitud osaühing Kastor Grupiga, et äkki saad ülevaate anda, missugused need peamised võlaõiguslikud kokkulepped olid, mis Kastor Grupiga oli sõlmitud, siis nii et tähtaegade kui sanktsioonide osas, mis seal üle antud. No vast kõige olulisem siit samast eelnõust ka väga selgelt välja tulevalt on ikkagi see tähtaeg, et Aknakoda on valmis võtma kohustuse järgmise aasta lõpuks siis nii-öelda, et kõik on platsil juba valmis. Ma arvan, et see on sisu mõttes vast kõige olulisem. Kuna siin hoonestusõiguse tasu on juba tasutud, siis seda selles konkreetses nii-öelda kaasuses ei ole. Muul juhul üldiselt see sanktsioon on läbi siis hoonestusõiguse tasu, mida siis vastavalt nõutakse. Muus osas siis on siin ette nähtud tingimustes igapäevane väike trahv, kui neid tingimusi ei täideta. Ja samuti on oluline see, et kui ehitustegevus ei ole lõppenud, tootmine ei ole alanud, siis ei lähe üle omandiõigus. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ma korra täpsustaks, ma ei saanud selles mõttes päris nagu vastust, et kas Kastor Grupi, millal tema tähtaeg iseenesest lõpeks, kui nüüd seda üle ei anta? Kui ma nüüd õigesti välja loen, siis selle tähtajani on veel omajagu pikalt aega, eks see on järgmisel kümnendil alles. Järgmisel kümnendil lõpeks hoonestusõigus, kas see kohustus hoone välja ehitada, mis tal oli 10 aasta jooksul?
ma siit nüüd, hoonestusõiguse tähtaeg on aastani 2025 tänast seisund. jah, aga temaga sõlmitud võlaõiguslik kokkuleppe kohustust teda tõenäoliselt nagu kõikide varasemate 3 aasta jooksul maja valmis ehitama ja kasutusloa saama, et kas see hakkab lõppema aasta jooksul või on see juba käes? Selle ehituskohustuse tähtaeg vana lepingu järgi on selle aasta juunikuus, kui ma õigesti siit märkan. Seda ei pikendada. Aitäh. Aga mis siis juhtub, kui jälle aasta pärast või natuke varem aknakoda avaldus on, et näed, ma annan nüüd uksepojad edasi. Meil on seal läinud niisuguseks äriks, millal linnavalitsus ükskord ärkab, et seal mitte midagi korralikku ei juhtud, seal käib mingi mahing. Julgen väga tugevalt vastu võidelda, et seal mitte midagi ei juhtu, et selle jaoks tasub sinna kohale sõita ja vaadata, et seal toimub oi-oi kui palju. Et lisaks Loode-Pärnu teise etapi teedevõrgu ehitamisel, suurtele tiikide kaevamisele, piirkonna kui terviku kasutusele võtmisele on just eelmisel nädalal pandud nurgakivi Trimtexi uuele tootmishoonele. Just üleeile õhtul kohtusin ettevõtjate ümarlaual just sama Trimtexi juhiga ja tema oli küll väga õnnelik selle üle, et tema enda töötajad saavad lõpuks ometi kaasaegsetesse tootmistingimustesse. Et mina seda probleemi siin ei näe. Muidugi, kuna selle esimese Loode-Pärnu etapi osas, nii palju kui mina tean, see lugu on väga-väga pikk ja ulatub siin juba rohkem 10 aasta taha tegelikult, kui on mõeldud, et mis see Loode-Pärnus kõik olla võiks. Ja omal ajal EAS-i taotlust esitades oli vaja näidata ette, et millised ettevõtted on valmis sinna kolima. Ma arvan, et kõik, kes siin vähegi ettevõtlusega tegelenud on, saavad aru, et 2014. aastal sõlmitud lepete osas, täna oleme aastas 2017, võib olla ikkagi äriplaan juba muutunud. Et uute lepingute puhul, kui teedevõrk on olemas, sinna on võimalik täna kohe hakata uut tootmist ehitada. Ma ei näe seda probleemi. Ei, mul ei olegi teist küsimust, ma ei saanud vastust. Ma olen ümmargus jutu. Mul oli konkreetne küsimus. Mis siis juhtub, kui on järgmine aasta avaldus siin, et me tahame edasi anda? Kas keegi kannab ka mingisugust leppetrahvi või lihtsalt muidu läheb ja... Kui järgmise aasta lõpuks ei ole täidetud ehituskohustus, siis põhimõtteliselt oleme meie olukorras, kus me peame igal juhul volikogu saalid olema. Ümber volikogu ei ole võimalik neid otsuseid ümber vaadata. Nii et igal juhul seesama saal saab sellest kuulda, kui seal peaks tekkima mingeid tõrkeid. Täna pigem aknakoja puhul ongi see oluline, et antud kinnistu puhul nad saavad alustada üsna kiiresti ehitustegevust. Muul juhul nad lihtsalt hakkaksid otsima endale uut tootmisbaasi ja ma ei usu, et see kellegile suurt rõõmu teeks. On meil küsimusi. Ettevõtlus oluline teema. Aga sõna kaasettekandeks on planeeringukomisjoni esimehe. Majandus. Majanduskomisjoni esimehe. Peeter Kristus, palun. Aitäh. Nagu ma juba vihjasin, majanduskomisjon arutas ja toetas eelnõu suunamist volikogu saali, mistõttu me seda siin praegu arutame. Poolt olid 7, vastu oli 3 ja erapooletuks keegi ei jäänud, aga iseenesest arutelu oli kirglik ja tekitas palju küsimusi ja seda eelkõige siis tänu sellele olukorrale, kus nüüd OÜ Castor Group on korra juba muutnud oma linnaga sõlmitud lepingut, kus ta siis lõi uue äriühingu ja andis need kohustused üle ja praegu ta siis loovutab nüüd põhimõtteliselt teist korda uues olukorras ja nüüd otseselt mingisuguseid sanktsioone nagu sellele järgnenud ei ole. Täiesti arusaadav, et on tulnud uus taotlus ja Pärnus ennast tunnustanud ja tegevusega tõestanud ettevõtjale tullakse vastu, mis on täiesti arusaadav. Aga väga paljud küsimused jäid natukene komisjonile ebaselgeks, mistõttu ka nüüd eelne päevakorrapunkt, mis meil jäi välja, ei saanud hääli ja seetõttu jäi sellest volikogu istungist eemale. Et siit minu nagu siis nii-öelda soovitus või ettepanek, et analoogsete
suhteliselt keerukate juriidiliste punktide puhul see ettevalmistustase, kui komisjoni tulla, oleks natukene parem. Ma pean silmas, et näiteks kui ettekandja ütles, et praktiliselt kuu või 2 pärast kavatseb see ettevõtja juba hakata ehitama, järelikult tal on olemas ehitusprojekt ja ta on kohe saamas sellega ehitusluba järelikult, siis muidu ei ole see võimalik. Järelikult ta peab teadma, missuguste mahtudega ta hakkab ehitama, aga mis on tema liitumistasud, kui ta praegu ehitama hakkab, seda ma otseselt ei saanud teada ja ei osanud ka öelda Pärnu Vee esindaja, kes meil komisjoni liige on. Et me oleme jõudnud olukorda, kus Loode-Pärnu tööstuskülas on juba väga erinevaid krunte, on neid, kus on teed-tänavad olemas ja toruotsad ja pane ühenda taha oma vajadused ja hakka ehitama ja tootma, on ka neid, kus on teed veel ehitamata ja praegu nagu üsna võrdsetel tingimustel jagatakse neid kõiki, et siit oli ka komisjoni ettepanek, et välja töötada natukene täpsemad kriteeriumid, mida võib-olla ennem siis ka komisjoni tasandil läbi arvutada koos linnavalitsusega, et nende jälgimist oleks selgem nagu mõista ja aru saada. Aga komisjon toetas ja saatis otsustamiseks siin saada. Aitäh, väga põhjalik ettekanne, küsimusi on. Ei ole, kas sõnavõttu soove on? Ei ole. Panen nimetatud päevakorrapunkti hääletusele, kes on selle poolt, et nimetatud päevakorrapunkt vastu võtta, palun käega märkama. Jätkame seal samas Loode-Pärnus, nii nagu sai eelmise ettekandes öeldud, et eelmise aasta suvel on siis kehtestatud Loode-Pärnu detailplaneeringu muudatus ja sellest lähtuvalt on siis ära kadunud Möldri tänav, mille saame siis edaspidi kuskil mujal kasutusele võtta, et selline eelnõu. Aitäh! Aitäh! Kas Rainer Aavikul on küsimusi? Ei ole. Kaasettekandeks nüüd on Henn Rannikul. Aitäh! Kui tänavat pole, siis pole tänavale nime ka vaja anda. Kõik 13 kohal olnud liiget toetasid eelnõud ja otsus oli suunata volikokku. Aitäh! Aitäh! Kas on kaasettekandjal küsimusi? Sõnavõttu soovi on? Ei ole. Seega kõik on selge. Paneme nimetatud päevakorra hääletusele. Palun käega märkida. Käesoleva eelnõuga taotleme siis riigilt munitsipaalomandisse Põllutänav 6 kinnistust 1/4 mõttelise. 1/4 antud kinnistust on juba siis linna omandisse tulnud pärimismenetluses, nüüd taotleme 2/4. Tegemist on siis sellise väiksemat sorti eramajaga ja koos selle kinnistuga. Aitäh! Aitäh! Kas abilinna peale on küsimusi? Nii ole, seega on sõna planeeringukomisjoni esimehe. Aitäh! Komisjon toetas antud ettepanekut ja otsus oli suunata volikokku. Küsimusi on? Ei ole. Sõnavõttu soove? Ei ole. Seega panen nimetatud päevakorrapunkti hääletusele.
Tegemist on siis ligi 3000 ruutmeetri suuruse kinnistuga Riia maantee ja Liiva tänava nurgal ja seda soovitakse siis hoonestada. Täna on tegemist üsna sellise kehva heakorraga tühja platsiga, kuhu siis nüüd detailplaneeringu lahenduse järgi on võimalik rajada kortereid. Ja hoonestuse suurim lubatud kõrgus Riia maantee ääres on 11 meetrit, Liiva tänava ääres 8 meetrit ja keskel on lubatud siis ka tornielement kõrguse kuni 12,5 meetrit. Ja hooned on siis 2 korrust pluss katusalune, samuti on siis ette nähtud maa-aluse parkimise võimalus. Aitäh! Aitäh! Rainer Aavikule küsimusi on? Ei ole ei no kuidas siis parkimise ära lahendada, ega Pärnus ikka kerge maa alla minna ei ole. Kas on ikka võimalik selle pisikse krundi peal? 3000 ruutmeetrine krunt muidugi väga pisikene ei ole ja parkimine on siin lahendatud nõuete kohaselt. Ette on nähtud siis 30 parkimiskohta. Aitäh küsimusse. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Ma küsiks, mis selle torni mõte? See on selline linnaruumi aktsent, et üldiselt tänavatel istumiskohta on Pärnus ka ajalooliselt ette nähtud torni motiivi. Et see täiendavat korrusel just ei anna, aga lihtsalt ilmestab selle hoone fassaadi. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Vaasetega paluks sõna. Aitäh. Oktoobris möödunud aasta oli see vastuvõtmiseks, et detailplaneering ja seal ka vaidlusi naabritelt ei tulnud. Üks küsimus oli, see lahendati ära, nii et väga põhjaliku arutelu oli tekkinud, kuigi oli värskelt meeles. Ja otsus oli 13 poolt hääldada suunata volikokku, vastu erapooletud ei olnud. Aitäh. Kas planeeringukomisjoni esimehel on küsimusi? Ei ole. Kas on sõnavõtu soov? Seega paneme nimetatud päevakorrapunkti hääletusele 71 detailplaneeringu kehtestamine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 volikogu poolt, kes on vastu, ei ole, erapooletud ei ole. Seega on vastu võetud nimetatud päevakorrapunkt 26 hääletusel. Ja nüüd 9. punkt Kanepi, Lina, Lille, Kemi tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine. Ettekandja Rainer Aavi. Tegemist on siis riigi poolt rahastatava detailplaneeringuga maa-alal, mis on circa 2,4 hektarit suur ja sinna ette nähakse siis 13 elamumaa krunti, 2 üldkasutada maa krunti, 4 transpordimaa krunti ja samuti siis 10 elamumaa krunti, mis kuuluvad liitmisele olemasolevate väikeelamu kruntidega seal piirkonnas elavatele inimestele. Ja iseenesest, mis nagu komisjonis pikemat arutelu pälvis, oli siis see, et siin on nii-öelda täiendava lisavõimalus on ette nähtud 2 etapis rajamine, siis tänavuvõrgud ja ka kõik trassid. Et mina arvan, et pigem see praktika on ikkagi positiivne, et on selliseid lisavõimalusi nii-öelda antud, et komisjonis seda teemat nii-öelda arutati, kuna neid näiteid väga palju seni pole olnud. Aitäh! Aitäh! Palun, kas saagi linna veel on küsimusi? Palun, Peeter! Aitäh! Mina tahan volinikuna linnavalitsust selles suhtes küll kiita, et see on üks üle hulga aja planeering, kus koha peal on kohalike piirkonna inimestega nii kõvasti koostööd tehtud, et on isegi vajadusel lõigatud juurde maid ja see on väga teretulnud. Küll aga selle planeeringu üks kõige suurem viga on jätkuvalt see, et kui isegi elektriliitumised ja vee- ja kanaliliitumised ehitatakse välja arendajate poolt, siis mina näen seda, et ühel päeval võib tulla linnale koormus 4 transpordimaa kinnistu kas asfalteerimiseks või väljaehitamiseks. Mina ei julge ütelda seda, et te olete selle planeeringu raames
et me ei võta linnavalitsusele täiendavaid kohustusi tulevikus. Et see on selle planeeringu nõrk koht, kui te suudaksite kuidagi selle ära maha selle mõtte lükata mul, siis oleks hea. Planeering ise on hea, aga mina näen, et tulevad kohustused. Vähemalt detailplaneeringu sõnastuses on selgelt, et ei riik ega ka kohalik omavalitsus täiendavaid kohustusi ei võta, et nii on ta detailplaneeringus ka sõnastatud. Jah, aga siis ma ütleksin küll. Vabandust, siit küsimus, milline see küsimus on? Ei, ma küsisin ja ma sain ka selle vastuse, see nagu ma sain, aga see planeering ei saa olla kõrgem kui riigi seadus, et see tähendab, et tänavate väljaehitamise kohustus on kohalikul omavalitsusel ja planeeringuga me ei saa seda seadusest üle küll ära võtta. Aitäh. Kas on veel küsimusi nimetatud päevakorras? Ei ole. Sõna on planeeringukomisjoni esimehe. Aitäh. Komisjon arutas eelnõud ja lisaks sellele, mida ettekandja rääkis, oli veel see lugu, et kas linn ise võiks neid kinnistuid võõrandada, et müüa siis kahes osas, nii nagu seal on, aga tänaseks on see rong läbi ja linn või riik ei anna munitsipaali maid, mida saaks linn siis äritegevuseks kasutada. Pealegi müügist minev tulu 60% läheb riigile tagasi, riigieelarvesse, nii et seal ei ole. Ja kui nüüd veel rääkida seda, mida siin Peeter arvab, et äkki ikkagi tuleb linnale kohustused, siis seal on kirjutatud veel selline lause sisse, et ennem kui kasutusluba välja anda, siis peavad olema detailplaneering realiseeritud, ehk siis katted ja tänavad välja ehitatud, nii et ma ikkagi loodan, et sealt ei saa tulla ei riigile ega linnale kohustust teede platside väljaehitamiseks. Kõik 13 kohal olnud liiget olid selle poolt, et suunata volikokku ja siit tekib nüüd siis võimalus Pärnus ka erakrunte saada, kruntide suurused või kinnistute suurused on seal 600 kuni 950, nii et osa on ka suuremad kui. Aitäh. Aitäh. Kas on planeeringukomisjoni esimehe küsimusi? Mul on üks täpsustus planeeringukomisjoni esimehele, et mina komisjoni liikmena ei hääletanud, üks inimene ei hääletanud. Aitäh. Väga tähtis täpsustus. Kas on veel küsimusi? Sõnavõtusoove. Korra võtaks sõna, ma rääkisin ka komisjonis sellest ja see selles mõttes on siuke, kus ma ütlen, analoogsete planeeringutesse suhtumise põhimõtteline arutelu koht või muutuse koht, et Pärnu linn nii enda omandis olevate maade peale detailplaneeringut võõrandamisel on lähtunud olukorrast, et see ostja on kinnisvaraarendaja, kes siis ehitab välja kõik teed ja tänavad ja liitumispunktid selleks, et seal siis lõpptarbija või kinnistu ostja saaks hakata oma maja ehitama. Ja ei ole linn kunagi võtnud seda positsiooni, et see kinnistu siis mingisuguses valmiduses ise ette valmistada ja müüa siis juba lõpptarbijale. Et ka analoogse planeeringu puhul tõenäoliselt on võimalus ka linnal olla riigi käest soetaja. Jah, see meetod, et tasuta saadi, on tähtaeg kukkunud ja seda enam ei ole võimalik, aga tõenäoliselt on küll riigiga võimalik kokku leppida selle võõrandamises ja siis läbi selle luua linnavahenditega see kinnisvaraarendus, kus siis need kinnistud võõrandatakse kas enampakkumise korras või muul seadus lubatud viisil inimestele, kes saavad maja ehitada ja seeläbi linnakodanikuks ja maksumaksjaks. Et ma ei hakanud küsimust küsima, sest ma nagu tean, et see ei ole otseselt nüüd sellise teemal arutelul olnud, aga ma arvasin, et saalis korra seda kommenteerida tasub, et Eestis on väga palju kohalikke omavalitsusi ja ka meie siin vahetult liituvad Paikuse ja Audru, aga ka Eestis väga palju teisi näiteid, kes tegelikult on aastakümnete jooksul kasutanud ka seda moodust saada endale uusi maksumaksjaid, et on elamumaade ettevalmistamisel või kohaliku omavalitsuse vahenditega on kaasatud ja sellega need võimalused loonud.
et siin Paikuse näitel ikkagi on väga suur elanikkond, kes on ostnud kinnistud, mis on vallavahenditega siis tehtud. Selline kommentaar. Aitäh, et on väga oluline tähelepanek ja paluks valimisel meelde jätta sellised võimalused. Palun, kellel on veel sõnavõttu soove? Ei ole. Seega jääb üle panna nimetatud päevakorrapunkt hääletusele. Kes on selle poolt, et nimetatud planeering saata vastuvõtmisele? Aitäh. Lugupeetud volikogu austatud arupärija, küsin üle, et kas kirjalikult on vastatud, kas soovite ka, et loen ette? Jah. Arupärimine siis Pärnu linna alluvuses olevate sihtasutuste, aktsiaseltside ja teiste ettevõtetes nõukogu liikmete ja nõukogu esimeeste määramisest. Kuidas määratakse Pärnu linna poolt nõukogude liikmeid ja esimehi? Pärnu linna poolt määratakse linna osalusega ühingute nõukogude liikmed vastavalt seadusele. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 35 lõike 3 kohaselt nimetab sihtasutuse, mille ainuasutajaks on linn, samuti osaühingu või aktsiaseltsi, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on linn, nõukogu liikmed linnavalitsus. Kui sihtasutusel on mitu asutajat või kui äriühingus osaleb lisaks linnale ka teisi osanikke või aktsionäre, tuleb nõukogu liikmetel nimetamisel lähtuda vastava ühingu põhikirjast. Seaduse kohaselt nimetatakse nõukogu liikmed ning nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe. Linna ainuosalusega äriühingute osas, kus nõukogu esimehe tasu on võrreldes nõukogu liikmetega märkimisväärselt suurem, on linnavalitsus korraldanud ka avalikke konkursse nõukogu liikme leidmiseks, kelle ülesandeks on muuhulgas nõukogu tegevuse korraldamine ja linna kui aktsionäride huvide kaitsmine ja kes pärast nõukogu liikmeks nimetamist on nõukogu liikmete poolt valitud nõukogu esimeheks. Küsimus number 2. Kas linna poolt on neile antud konkreetseid ülesandeid nõukogudes tegutsemiseks? Nõukogude liikmete ülesanded tulenevad seadusest ja konkreetsest ühingu põhikirjast. Nii äriseadustik kui sihtasutuse seadus näevad ette, et nõukogu planeerib vastava ühingu tegevust ja korraldab ka juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Küsimus number 3. Kui palju on neile makstav hüvitis? 100% linna osalusega äriühingute ja sihtasutus Pärnu haigla. Pärnu puhul on nõukogu liikmete ja esimeeste tasu määratud Pärnu linnavalitsuse 10. veebruar 2014 korraldusega number 80. Estonia Spa Hotels aktsiaseltsi ja aktsiaselts Pärnu esinõukogu esimehele makstakse tasu 639,12 eurot kuus ning nõukogu liikmetele nõukogu koosolekul osalemise eest 10 eurot tund. Osaühing Kümbluse nõukogu liikmetele, sealhulgas nõukogu esimehele, makstakse tasu suurus nõukogu koosolekul osalemise eest on 10 eurot tund. Sihtasutus Pärnu haigla nõukogu esimehele makstav tasu suurus on nõukogu koosolekutel osalemise eest 20 eurot tund ja nõukogu liikmetel 10 eurot tund. Lisaks nimetatud äriühingute ja sihtasutuse nõukogu esimestel õigus, arvestades päevakorra mahtu, määrata kuni 3 tunni ulatuses nõukogu liikmetele täiendavat tasu 10 eurot tund nõukogu koosolekuks ettevalmistamise eest. Küsimus number 4. Millistesse ettevõtetesse on linn määranud nõukogu liikmeid ja esimehi?
Pärnu linnavalitsus on nimetanud 100% linna osalusega äriühingute, sealhulgas see on Pärnu Vesi, Estonia Spa Hotell Saksa Selts ja Kümplus nõukogu liikmed ning ainuasutajana sihtasutus Pärnu Haigla nõukogu liikmed. Lisaks on linn osaühingus Paikre, mille nõukogu liikmed valitakse osanike üldkoosolekul. Tulenevalt vastavate sihtasutuste põhikirjadest on Pärnu linnavalitsus nimetanud 1 või 2 liiget sihtasutus Endla teater, sihtasutus Pärnu muuseum, sihtasutus Pärnumaa turism ja Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus nõukogusse. Küsimus number 5. Milline on nende vastutus? Nõukogu liikme vastutus on sätestatud äriseadustikus ja sihtasutuse seaduses. Nõukogu liikmel kehtib hoolsuskohustus. Nõukogu liige peab oma ülesanded täitma korralikult ettevõtja hoolsusega. Kui nõukogu liikmed on oma kohustuste rikkumisega tekitanud ühingule kahju, vastutavad nad tekkinud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Nõukogu liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud vajaliku hoolsusega. See on siis esimese arupärimise vastus. Aitäh, kas arupärimise esindaja soovib midagi üle täpsustada? Küsimus. Eespoolt oli juttu, et linn on korraldanud konkursse nõukogu liikmete leidmiseks. Ma küsin, milline on olnud see kriteerium, mille järgi mis on osutunud üks või teine liige valitaks? Küsimus puudutab, neid avalikke konkursse korraldatakse nende nõukogu liikmete suhtes, kes, nagu siin vastuses oli, saavad siis nõukogusse ja saavad ka hiljem nõukogu esimeheks ja hakkavad saama vastavat tasu, mis oli 639 eurot ja 12 senti kuus. Nende nõukogu liikmete puhul on tingimuseks olnud tavaliselt meil nõue, et neil on mingi periood ettevõtluskogemus, näiteks on kas 5-aastane ettevõtluskogemus, neil on äri või siis vastava valdkonna alane kõrgharidus ja loomulikult kogemus, varasem kogemus siis samas valdkonnas tegutsemises. Aitäh, kas on veel küsimusi? Kui ta on osutunud valituks ja saab sinna nõukokku, kas linn siis annab talle ka mingid suunised selle kohta, et kuidas seda ettevõtet peaks suunama ja seda edasi arendama? No põhimõtteliselt on ettevõte, kui me räägime ettevõtetest, äriühingutest, siis äriühingute puhul on tavaliselt koostatud erinevad strateegiad, mis tuleb ellu viia ja loomulikult ei hakka ükski linnavalitsuse liige õpetama, kuidas ta peab seda strateegiat ellu viima, vaid ta teeb seda oma parimates teadmistes ja nii nagu seadusest tulenev vajaliku ettevõtja hoolsuskohustusega. Iga-aastaselt annab ta loomulikult aru, millised on ettevõtte tulemused, millised on majandustulemused ja saame sellest ülevaate majandusaasta aruannetele. Aitäh ja praegune nõukogu, kes on eksisteerinud, millal ta valituks sai, mis ajast sai, kas meil on pikendanud hoidused edasi, ma saan aru, et põhikirjas on sisse kirjutatud, et meil on 4-aastased volitused antud ja kui kaua see nõukogu töötab? Ja kes seal selles nõukogus on? Vabandust, millisest ettevõttest käib jutt? Pärnu Haiglast. Nii nagu
Tähendab, nõukogudes see tähtaeg on määratud 3 kuni 5 aastat ja see tuleb vastava siis äriühingu või sihtasutuse põhikirjast. Seal on öeldud, kui kaua see nõukogu liikme volitused kehtivad ja kui tal saavad need volitused läbi, siis kas neid pikendatakse või antakse neile või siis otsitakse sinna uus nõukogu liige. Põhikirjas on 4 aastat nõukogu liikmete volitused. Ei pruugi olla 4, võib olla ka 3, võib olla 5. Okay. Aga kui kaua praegune nõukogu eksisteerib Pärnu haigla juures? Vaat seda ma nüüd ei oska küll täna öelda, sest mul ei ole seda käskkirja kaasas või seda linnavalitsuse korraldust kaasas. Seal on kindlasti erinevad tähtajad, et need on mingite nihetega, et seal kindlasti ei ole. Võib-olla Tiina Roht oskab täpsemalt öelda, aga minul seda korraldust küll kaasas ei ole, et mis kuupäevadel on määratud need nõukogudesse. Kirjalikult vastus mingi periood. Tead on äriregistris kõigile tegelikult avalikult juurdepääsetav info, et nõukogu liikmed on ka äriregistris. Praegusel, aga eelmised perioodid? Ma arvan, et nad seal menetluses infos on muidugi 100% praegu. Ma kaldun arvama, et kuna seal vastuses on, et 10. veebruaril 2014 korraldusega number 80 on sihtasutuse nõukogudel määratud see tasu, et siis ilmselt mingil sellel hetkel, sellel 2014 on ka need nõukogu liikmed sinna nimetatud. Aitäh! Jah, järgmine arupärimine on siis esitatud Keskerakonna fraktsiooni esimees lugupeetud Arvo Reediku poolt ja fraktsiooni nimel ja Pärnu linna alluvuses oleva sihtasutus Pärnu haigla tegevuse kohta, et päris ei ole Pärnu linna allasutus, aga see selleks. Vastused ja küsimused. Kes on Pärnu linna poolt määratud nõukogu liikmed? Nõukogu liikmeteks on määratud Enn Raadik, Aada Kraak, Heidi Alasepp, Kuno Erkmann, Marika Laidna, Margus Maiste ja Taimi Vilgas. Kas nõukogu esimees sihtasutus Pärnu haiglasse määrati Pärnu linna poolt ja millal? Ei, nõukogu esimees valitakse vastavalt põhikirjale siis nõukogu liikmete poolt. Millised ülesanded anti esimehele nõukogu liikmetele? Nõukogu liikmete ülesanded on kirjeldatud sihtasutus Pärnu haigla põhikirjas. Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevusele. Otsustab juhatuse ettepanekul sihtasutuse strateegia ja kinnitab sihtasutuse eelarve. Määrab juhatuse liikmete arvu ja valib juhatuse liikmed, arvestades käesoleva põhikirjaga seatud tingimusi ja enda poolt kehtestatud korda. Uus juhatuse koosseis valitakse reeglina eelmise juhatuse 5-aastase volituse perioodi 3 viimase kuu jooksul. Otsustab lepingute sõlmimise juhatuse liikmetega, määrab sihtasutuse esindaja juhatuse liikmete lepingu sõlmimisel ning juhatuse liikmete tasu maksmise alused.
otsustab juhatuse ettepanekul raha taotlemise, kui taotluse maht ületab 25%, 1/4 sihtasutuse eelmise majandusaasta käibest, välja arvatud taotlusest haigekassale arstiabi tervishoiuteenuste finantseerimiseks. Otsustab kohustuse võtmise, kui selle suurus ületab 5%, 1/20 sihtasutuse eelmise majandusaasta käibest. Otsustab osaluse omandamise, suurendamise, vähendamise ja lõpetamise äriühingutes. Otsustab kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõiguse koormamise, kui nende väärtus võrdub või ületab nõukogu poolt juhatusele kehtestatud piirmäära. Kutsub tagasi juhatuse liikme, kui tema tegevus või tegevusetus põhjustab või võib põhjustada olulist kahju sihtasutusele või kui ta ei ole võimeline juhtima sihtasutust või muudel mõjuvatel põhjustel, kusjuures nõukogu on kohustatud oma otsust motiveerima. Koos juhatuse liikme tagasikutsumise otsustamisega peab nõukogu määrama uue juhatuse liikme. Määrab audiitorid sihtasutuse tegevuse kontrolliks ja otsustab audiitorite volituse kestuse, omab õigust audiitorid tagasi kutsuda, määrab audiitoritele töö tasustamise tingimused. Kinnitab juhatuse poolt esitatud sihtasutuse majandusaasta aruande. Teeb vajadusel asutajale ettepaneku põhikirja muutmiseks. Otsustab sihtasutuse ühinemise, jagunemise ja lõpetamise. Otsustab tehingute tegemise, vaidlustamise, pidamise juhatuse liikmetega, määrab sihtasutuse esindaja vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmetega. Täidab juhatuse ettepanekul muid sihtasutusele seotud ülesandeid ja kohustusi. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet sihtasutuse juhtimise, majandustegevuse ja üldseisundi kohta ning tutvuda sihtasutuse dokumentatsiooniga. Nõukogu on 7-liikmeline. Nõukogu liikmed määrab asutaja. Nõukogu liikmete volitused kestavad 4 aastat. Nõukogu liikmel on õigus nõukogust tagasi astuda, kui ta teatab sellest nimetatud isikule kirjalikult vähemalt 1 kuu ette. Nõukogu liikmel võib teda määranud tagasi kutsuda, kui nõukogu liige kahjustab või võib kahjustada oma 3 tegevusega või tegevusete sihtasutust või ta ei ole võimeline osalema nõukogu töös. Nõukogust tagasi astunud või tagasi kutsutud nõukogu liikme asemele määrab asutaja asendusliikme mitte hiljem kui 3 kuu jooksul pärast nõukogu liikme tagasiastumist või tagasikutsumist. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. Nõukogu esimehe volitused kehtivad kuni tema tagasikutsumiseni, omal soovil nõukogu esimehe volitusest loobumiseni või nõukogu koosseisust lahkumiseni. Nõukogu teeb oma otsused koosolekul. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 4 korda aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 4 nõukogu liiget. Nõukogu koosoleku, kus otsustatakse käesoleva põhikirja punktides 3213, 3219, 3212, 3213, 3214 ja 325 nimetatud küsimusi, peavad osalema kõik nõukogu liikmed. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletab üle poole kohal olevatest nõukogu liikmetest. Isiku valimistel loetakse valituks kandidaat, kes sai temast enim hääli. Nõukogu otsus käesoleva põhikirja punktides 3213, 3214 ning 74 nimetatud küsimustes on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad nõukogu liikmed ja käesoleva põhikirja punktides 3218, 3219 nimetatud küsimustes, kui selle poolt hääletavad vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest. Erandkorras võib nõukogu teha otsused koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed. Põhikirja punktides 3213, 3217, 3218, 3219, 3212, 3213 ja 3214 nimetatud küsimusi võib otsustada ainult nõukogu koosolekul. 32 nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollid nõukogu otsused ja muud nõukogu tööd kajastavad dokumendid saadetakse sihtasutuse juhatusele, kes korraldab nende säilitamise.
Nõukogu liikmete tööd võidakse tasustada vastavalt nende ülesannetele, kusjuures nõukogu liikmele majandusaasta jooksul makstav tasu ei või ületada 10% juhatuse esimehele samaks majandusaastaks määratud tasust. Nõukogu liikmete tasu suuruse määrab asutaja. Nõukogust tagasi astunud või tagasi kutsutud nõukogu liikmete hüvitust ei maksta. 4. küsimus. Kas linn kui omanik on kuulanud ära nõukogu esimehe aruanded ja millised on järeldused? Kuna linn võib olla nii linnavalitsuse mõistes kui ka linnavolikogu mõistes, sest asutaja on ikkagi linnavolikogu otsusega, siis linnavolikogu eest ma ei saa vastata, kuid linnavalitsuse eest saan vastata, et linnavalitsus on aastaid ära kuulanud majandusaasta aruande tulemused ja majandustegevusele on antud rahuldav hinnang. Küsimus. Kuidas saanud võimalikuks 38 000 euro suuruses summas riisuda haiglasse laos erinevaid kaupu? 2011 aastal tekkinud laoseisu puudujäägi põhjuseid oleks saanud välja selgitada uurimine politsei poolt, kuid kahjuks otsustasid tollase asjaga seotud kokkupuutunud töötajad asjast vaikida ja täna ei soovi politsei seda juhtumit enam uurida, kuna see on seaduse mõttes aegunud ja kedagi enam vastutusele võtta ei saa. Kuidas sai võimalikuks sihtasutus Pärnu haigla virtuaalraha kaevandamine? Virtuaalraha kaevandamine sai võimalikuks 2 haigla IT-valdkonna töötaja omavali tõttu, keda on eelmisel aastal selle teo eest ka karistatud. Nende paigaldatud seadmed on ära võetud vastutavale hoiule. Hetkel on uurimise all, miks ei teavitatud sellest juhtumist RIA-t. See on Riigi Infosüsteemide Amet. 7. Kes selliste segaduste eest võtab vastutuse? Juhtumi eest peavad võtma vastutuse kuriteos või väärteo sooritanud isikud ja seda vastavalt seadusele. 8. Milline on poliitiline vastutus ja kes selle võtab enda kanda? Minu seisukoht on, et haigla pole koht, kus teha poliitteatrit, seal ravitakse inimesi. Poliitilise vastutuse saavad ja peavad võtma need poliitikas tegutsevad ja haiglaga seotud inimesed, kes on süüdi rikkumistes ja mis on ka vastavalt seadusele tõestatud. Aitäh. Kas arupärimise esitanud ei Kuidas on nüüd linnavalitsus võtnud, kui tähendab asutaja, räägib vist niimoodi selles, et kui asutaja, sihtasutuse asutaja, millise seisukoha on võtnud linnavalitsus selline asutus selle nõukogu töö hindamise suhtes, kas nõukogu on täitnud oma hoolsuskohustust täie hoolsusega? Aitäh. Sellist hinnangut nõukogu tööle pole linnavalitsus andnud. Me oleme palunud neid meedias tõstatunud küsimusi uurida siis sellisel erakorralisel komisjonil, kes on oma töö teinud ja mina olen isiklikult väga rahul selle komisjoni tööga ja mis on välja toodud. Teine asi nüüd, kas või millised on siis, kas on haigla nõukogu adekvaatselt reageerinud siis sellele komisjoni lõppotsusele. Sellele saavad hinnangu anda ikkagi kõik volinikud ehk asutajad. Kommenteeriksin enda vastust selle peale. Seda ma küsisingi, et asutaja, mis seisukohal võtma asutaja, tähendab selle nõukogu töökohta, kas on nõukogu siis teinud tema panda kohustuse ülesandamata ja hoolsusega. Siit tuleb välja, et ei ole. Ei ole, tähendab asutaja huvi tundnud ja nõukogu ei ole ka tööd teinud. Ma võib-olla ei hakka seda, ma ei tea, kas te olete lugenud nüüd seda
komisjoni raportit. Et selle komisjoni raportist selgub, et need asjad, millest on ajakirjandus kirjutanud, on toimunud, osad asjad on väga ammusel aja tagant toimunud. Ja näiteks praegune nõukogu esimees ei olnud tollal ajal üldsegi ka nõukogu esimees. Nii et anda nüüd seda hinnangut, et kui me hindame, et kas nüüd selle puudujäägi tekitamise puhul, mille puhul on minus kõige suurem kriitika siis nende töötajate suhtes, ka nende majandustöötaja suhtes, kes ei läinud politseid informeerima sellest ja siis me ei arutaks siin, sellepärast et siis oleks politsei oma töö teinud ja andnud uurimisega vastuse, et kas siis, kuidas see puudujääk seal tekkis. Et praegu me võime spekuleerida ainult, et küsida, et kas keegi juhatuse liikmetest vedas WC-paberit autokäruga koju või vedanud, eks ju, see on puhas spekulatsioon, et me ei tea, kuidas need puudujäägid seal tekkinud on. Et ma soovitan kindlasti lugeda seda aruande kokkuvõtet ja seal aruandes on ka juhitud tähelepanu sellele, et ega tänastel nõukogu liikmetel ei olegi, on võimalik see tegevusse lukka mõista ja tagasikutsumise küsimus, kui neil olekski olnud see huvi juhatus tagasi kutsuda, siis seda võimalust neil täna ei ole, sest see põhikiri seda võimalust neile ei anna. Ja sellisel juhul olen mina saanud ka nõukogu esimehelt ettepaneku muuta põhikirja ja linnavalitsusel on kavas ka selle põhikirjaga siis aprillikuus tulla volikogu ette. Või selle põhikirja muutus. Aitäh, kas oli küsimus? Kas praegustest nõukogu liikmetest oli keegi ka aastal 2011 selle sama nõukogu liige? Et lihtsalt huvi pärast oleks jääda? Vist võis olla, aga ma täna ei oska öelda seda. Aada Kraak võis olla küll. Ja vist ka Kuno Epman. Ei oska öelda. Nii, kas on veel küsimus? Kui siin oli juttu, et ei saa kutsuda tagasi juhatuse liikmeid, siis ma loen seda põhikirjast 3.3.4 punkti, kus on juhatuse liikmeid võib nõukogu tagasi kutsuda mõjuvatel põhjustel, milleks on juhatuse liikme tegevus ja tegesetus. Palun loe edasi. Loe edasi. Tähendab, kui see põhikiri öeldud, et me ei saa seda teha, siis võtame seaduse, kus on sihtatud seaduse, et samamoodi, et võib tagasi kutsuda ilusti känasti, kui kohus on täitmata. Nii et kui me hakkame järgima seaduste hierarhiat, siis saab täpselt kirjutatud, et põhikirjad on allaktid seadused ja siis rakendub ja Arvo, ma valgustan siin veidi seaduse osas, et jah, seaduses on, sihtasutuse seaduses on, et võib tagasi kutsuda igal ajal, kui põhikiri ei näe ette teisiti. Ja meie põhikirja punkt 3.3.4 ütleb, juhatuse liikmeid võib nõukogu tagasi kutsuda ainult mõjuvatel põhjustel, milleks on juhatuse liikme tegevus või tegevutus, mis põhjustab või mis võis põhjustada sihtasutusel olulist kahju või kui juhatuse liige osutub võimetuks juhtima sihtasutust. Ehk kui sul on ette näidata juhatuse liikme kriminaal- või väärteo süü, millega on ta tekitanud kahju, siis on alus tagasi kutsumiseks. Teist alust täna põhikirja ette ei näe. Ja tuletan meelde, et selle põhikirja on kehtestanud volikogu 2000. aastal. Aitäh. Ja ei, kuulda